no tere tulemast! Minu nimi on Erki Vister ja räägin teiega täna kui Osteopaatia Akadeemia direktor. Kutsun teid siis kuulama podcasti, mis esitleb teile igasugust infot, mis on seotud osteopaatiaga. Tutvustab teile Osteopaatia Akadeemias Osteopaatia Akadeemia õpetajaid, vestlusi õpilastega, tutvustab seda, mis üldse on osteopaatia ja kuidas erinevad inimesed seda mõistavad ja edasi annavad. Ja täna on sul võimalus asuda kuulama meie podcasti avaepisoodi, kus saad lähemalt tuttavaks inimestega, kes on Osteopaatia Akadeemiaga seotud ja kes hea meelega näevad sind tulevikus kas siis Osteopaatia Akadeemias või siis kliinikus vastuvõtul, et siis toetada sind, sinu tegemistes, sinu kehalises tasakaalus ja tuua lähemale osteopaatiale, mis on kindlasti üks oluline osa inimese tervishoiusüsteemis või inimese tervise hoidmise süsteemis. Ma arvan, et see kõik on väärt seda ja natukene sinu aega, et sa leiaksid midagi uut iseenda jaoks. Tere, minu nimi on Maia. Elan Tartus. Esmajoones ma tutvustaks ennast kui pereisa ja abielumees. Teiseks ma ütleks enda kohta osteopaat. Võib-olla täpsem oleks siis tudeng osteopaat, sest ma natukene ikka veel õpin. Lisaks olen ma natuke pedagoog, pedagoogika pedant. Üldse inimesena olen keegi, kes tahab mõista nii ise ennast kui teisi inimesi. Ja kui ma oma isiksust kirjeldan, siis ma vahepeal ütlen enda kohta, et ma olen mulk. Minu nimi on Katarina. Ma olen osteopaat. Ja mul on ka palju teisi rolle siin elus. Ma olen naine, abikaasa ja ka ema. Kui me räägime tööst ja töö tegemisest, siis osteopaatia on minu elu kutsumus. Ma ütleksin neile, et ma olen osteopaat. Kindlasti paljudele ei ütle see sõna midagi ja kui ma aus olen, siis umbes 6-7 aastat tagasi ei teadnud mina ka, mida see tähendab. Aga osteopaatiale on hästi lihtne eesmärk. Panna inimest tundma oma kehas hästi ja mõnusalt vabalt liikudes. Nii et mina osteopaadina aitan inimestel oma kehas ennast paremini tunda. Tavaliselt tutvustan ennast oma nimepidi. Kui me peaks rohkem tutvuma, siis ma räägin ka ametist. Nimi on Ragna. Pean osteopaadi ametit. Kõige selle juures, et ma olen õppinud osteopaadiks, siis olen ka Eestis avanud esimese osteopaatia haridust andva kooli. Täna kannab see Osteopaatia Akadeemia nime. Minu nimi on Elis ja ma olen ema, 2 lapse ema ja osteopaat. Et ma hetkel nii õpin, kui ka töötan osteopaadina. Olen selline, kes tegeleb enese arenguga palju. Minu lugu osteopaatiani jõudmiseni on selline, et ma ei olnud ise varem osteopaadi juures käinud ja mul ei olnud õrna aimugi, mida osteopaat teeb, kuidas ta töötab ja millega ta võib üldse abiks olla. Et mina jõudsin osteopaatiani niimoodi, et kui ma jäin lastega koduseks, siis ma tundsin, et ma soovin millegi uuega hakata tegelema. Et kui ma tööle tagasi lähen, siis ma tahan teha midagi teistmoodi.
ja ühel päeval mu õde rääkis mulle, et tema hakkab osteopaadiks õppima. Mul ei olnud aimugi, mida see tähendab. Aga kui ta sellest rääkis, siis ma vaatasin talle otsa ja minu sees käis läbi selline teadmise tunne ja ma ütlesin talle, mina tulen ka. Ja ma panin ennast kohe kirja ja alustasingi paari kuu pärast siis kohe õpinguid ja nüüd tänase päevani igapäevaselt siis õpin ja töötan osteopaadina, et Minu osteopaatia lugu on tugevalt seotud minu perekonnaga. See algas minu isast, kes käis õppimas osteopaatiat Peterburis. Igatahes tema käis selle kooli ära, tuli Eesti tagasi, aga ta ei hakanud seda praktiseerima. Järgmisena oli minu vanem õde, kes oli siis Eesti koolkonna õpilane. Sai paberid kätte ja peale seda otsustasin mina tulla. Aga minu tulek oli siuke veider. Nimelt ma olin haige. Ma olin tugevalt haige ja probleemiks oli mul pimesoole operatsiooni järel tekkinud kõhuvalu, oleks nagu pehme öelda, kõhukrambid, mis segasid mul elamist tugevalt. See oli üks päris huvitav teekond ja päris põnev. Kuna ma olen õppinud joogatreeneriks, siis ma tahtsin aru saada, mis juhtub inimestega, et nad joogatunnis ei ole võimeliselt kõiki harjutusi tegema. Kõigil on 2 kätt, 2 jalga, kõik on nagu pealtnäha ühesugused inimesed, aga ometigi ühel on painduvust rohkem, teisel vähem. Ja siis oli mu suur soov õppida anatoomiat. Ja esimese sammuna ma leidsingi, et mulle osteopaatia akadeemia lähenemine anatoomiale sobis väga hästi. Ma ei teadnud küll see hetk, mida osteopaatia täpselt tähendab, aga ma otsustasin, et ma tulen õppima anatoomiat. Ja vastuvõtu vestluse käigus tutvustati mulle seda võimalust, et ma võiksin hoopiski pikema kursuse valida, et mitte ainult anatoomiat õppida, vaid ka osteopaatiat, et saaksin ka sellise vahva ja huvitava elukutse. Ja vestluse käigus tutvustati mulle mõningaid manuaalseid teraapia tehnikaid, mida osteopaadid kasutavad, siis ma ütlen ausalt, see hämmastas mind. Et ma ei olnud millegi niisugusega varasemalt kokku puutunud ja see hakkas mind niivõrd huvitama, et ma vastasin jah ja asusin õppima ja see on niivõrd palju minu elu muutnud, et täna ma olen lõpetanud osteopaatia akadeemia, ma töötan juba osteopaadina ja ma olen kardinaalselt oma elu muutnud. Nii et see oli väga põnev teekond minu jaoks. See, et ma olen osteopaatia akadeemiasse jõudnud, sai alguse küsimusest. Kes ma olen? Miks on nii? Miks minuga juhtub või on juhtunud elus asju, millest ma ei saa aru. Jõudsin oma füüsilise valuga osteopaadi lauale. Ta aitas, ta kuulas, ta aitas ja saatis koju. Mõne aja möödudes tuli see tagasi. Ma olin hämmingus, miks? Ma sain ju abi, ma sain lahenduse. Ja siis see hakkas. Minu teekond osteopaatiani ei ole olnud sirgjooneline, vaid pigem see on olnud rida taipamisi, mis on viinud mind selleni. Minuga on alati kaasas käinud huvi inimese vastu. Selle vastu, kuidas inimolend, inimese loomus, kuidas see toimib, töötab ja miks me ühest küljest oleme nii sarnased ja samas nii erinevad. Kui ma jõudsin esimene koolipäev kooli ja kuulsin, millesse ma ennast siis mässinud olen, mida ma õppima hakkan,
siis ma sain aru, et ma olen jõudnud õigesse kohta, õigel ajal ja ma olen väga tänulik. Ja ma mäletan väga hästi, kuidas lapsepõlves mind toodi siia Tallinnasse osteopaatia akadeemia all töötavasse osteopaatia kliinikusse ja kuidas minuga seal lapsena tööd tehti. Ma mäletan veel, et kuna ma olen mulk, siis mul oli täpselt sama kaugele sõita Riiga, Lätti ja kuidas ma seal osteopaatide juures käisin. Ja seetõttu, kuna perearstitabletid ja valuvaigistid mind ei aitanud, aga aitas osteopaatiline sekkumine, siis ma sain aru, et midagi selles on, juba väiksena. Ja kuna see oli mu perekonnas tuttav, siis mul huvi suurenes. Kuniks peale gümnaasiumit oli mul kohe kiire tulek siia. See hakkas minus kerima nagu mingi vabastus, minu sisemine vabanemine. Ma sain aru, et vastused on minu sees ja need käed, mis tulevad ja aitavad mul valu ära võtta, on viis mind aidata, leida üles mind, minu tervikut, minu tasakaalu. Nende 3 aasta jooksul siin akadeemias ma olen isegi endale nähtavalt muutunud. Olen leidnud tasakaalupunkte, olen leidnud vastuseid paljudele mind puudutavatele küsimustele ehk nendele, mis on olnud primaarsed. Edasi õppides ja vaadates ja kogedes on tekkinud uued küsimused, sügavamad, laiemad. Need on viinud mind edasi minu teekonnal. Ma arvan, et see on koht, kus saab vastuseid endast, elust, ümbritsevast ja isegi universumist. Me oleme kõik üks. Kui ma pean valdkonna võhikule seletama, mida tähendab osteopaatia, siis ma ilmselt alustan sellest, et osteopaatia on üks manuaalteraapia liikidest ja osteopaadid oma töös kasutavad inimese keha kuulamiseks enda käsi ja osteopaatia ei ole pelgalt elukutse või eriala, vaid ka olemise ja elamise viis. Osteopaatia õppe minu jaoks tähendab, et keha on tervik. See on anatoomia, see on funktsioonid ehk füsioloogia ja kõige selle tundma õppimine ja kokku viimine oma tähelepanuga sinna, kus inimene vajab. See on midagi maagilist ja see töötab. Minu kogemus ütleb, et see töötab. Inimene on struktuur ja funktsioonid laias laastus. Ehk et seesama anatoomia ja see funktsioon, mida siis liigutab meie keha. Kehal on suurepärane võime taastuda. See on sünniga kaasa antud võime. See on kõikidel inimestel. Mõnikord läheb see meelest ära. Mõnikord me unustame, et me seda suudame. Läheme võtma lihtsamaid ja kergemaid lahendusi. Tehtagu, antagu ja kohe. On see siis mingi, ma ei tea, tablett või veel midagi. Tähele panemata oma vajadusi. Seda, mida me tegelikult vajame. Kas see on siis tähelepanu, puhkus, midagi, mis on see funktsioon, midagi, mis tekitab seda seisakut kehas, dysfunktsiooni, häireid, võib-olla pingeid. Et siin koolis me saame kõike seda lähemalt tundma, näha, tundma õppida. Kui oleks nüüd poliitiliselt korrektne, siis Eestis on osteopaatia
holistiline manuaalteraapia. Kui võtta seda välismaa kontekstis, siis välismaal võib öelda, et osteopaat on tervishoiutöötaja, kes tegeleb haiguste ja kehaprobleemidega läbi spetsiifiliste manuaalsete võtete ja tehnikate. Ja minu enda vaade, mul on vanem ja uuem vaade, on see, et osteopaat on keegi, kes annab sulle oma aja ja kuulab sind ja kuulab sinu keha. Vanem vaade oli see, et ma nimetasin, et osteopaat on manipulaator. Keegi, kes lihtsalt õpib sind võimalikult hästi manipuleerima, spetsiifiliselt sinu enda keha. Vahepeal nad töötavad mõistusega ka, aga põhiliselt nad manipuleerivad sind läbi sinu keha selle jaoks, et ikkagi positiivset tulemust saada. Minu jaoks osteopaatia on selline hästi sügav, mitmekihiline ja koosneb, on nagu selline segu mitmest asjast, et üks pool on kõik see anatoomia, füsioloogia, kõik see teooria, aga teine pool on siis selline tunnetuslik pool, selline tajumispool, natuke detektiivi mängimine, et kui inimene tuleb, siis vaatad teda kui tervikut, et on hästi palju olulisi nüansse ja olulisi detaile, mida osteopaat siis kuulab ja märkab, millest inimene ilmselt ei saa arugi, mida ta kõike analüüsib samal ajal, kui ta räägib talle oma lugu. Et selline hästi suur terviklik pilt inimesest, mis siis aitab mõista, kuhu inimene, miks tal mingi valu või probleem on tekkinud, kuhu ta tegelikult on kinni jäänud, kas siis füüsiliselt või ka vaimselt. Osteopaatia on hästi terviklik lähenemine inimese kehale, inimese tervisele. Et kui inimene tuleb näiteks oma seljavaluga, siis me ei tegele ainult seljavaluga. Me vaatame inimese üle tervikuna, et kas on veel midagi, mis võiks valu põhjustada, et sest tihtipeale inimest üle vaadates selgub, et näiteks alaseljavalu on tingitud kunagisest traumast, näiteks põlevigastusest, hüppeliigese vigastusest või on seal hoopis mingid muud põhjused. Nii et osteopaat vaatab inimest tervikuna. Päris keeruline on seda seletada lahti. Iseenesest see on üks eluviisidest, mis ei väldi, aga annab võimaluse võimalikult vähe keemiat kasutada, võimalikult vähe medikamentoosset abi kasutada, aga see ei eira seda. Osteopaatia iseenesest on inimese tasakaalustamine osteopaadi käte abil. Ehk siis me anname hariduse, kuidas liikuda 5 eri tasandil inimese kehas. See on nahk, vedelikud, fassia, lihased, luu ja igale sellele levelile on omad tehnikad. Ja kogu summas on see keha tasakaalustamine ehk parima balansi loomine. Seda küsimust esitatakse päris tihti ja ütleme nii, et suhteliselt keeruline on vastata, sellepärast et võrrelda teisi teraapiavorme peab olema ka teistes teraapiates õppinud, haridust omandanud, aga ütleme sedasi linnulennult ja kogemuslikult. Osteopaatia on nii täiuslik, ta on elustiil, ta hõlmab elu sünnist surmani. Ja võib-olla sellepärast ongi keeruline teiste teraapiatega võrrelda, sest ta on lihtsalt nii täiuslik. Osteopaatia pühendub rohkem ja kuulab rohkem. Ta proovib võtta laiemat haaret teatud kehaseisunditele ja keskendub sellele rohkem. Et olenevalt probleemist osteopaat proovib leida tegelikult kõige parema viisi selle kehalise seisundit toetamiseks. Sest meie ravi
vaid me toetame keha iseseisvat võimet ennast korda sättida, teisisõnu ravida. Ja minu silmis see, et osteopaatia ajab oma õpinguid hästi laiaks, ühtepidi hästi keeruliseks, aga suureks, see muudab ta erinevaks küropraktikast või füsioteraapiast, kus see on natuke kitsam ja ei keskendu nii paljudele kehatasanditele. Igal teraapia liigil on oma eesmärk ja minu jaoks osteopaatia, miks ta mulle meeldib, on just see, et ta on võimalik väga õrnalt, väga õrnade tehnikatega, mis ei tekita kehale uut stressi või traumat. Et kuna ma olen ise selline inimene, kellele meeldib õrn lähenemine, siis osteopaatia pakub seda, et muidugi on võimalik ka osteopaatias teha tugevaid manipulatsioone ja kiireid, aga samas on meil nii palju erinevaid tehnikaid ja lähenemisi, et mina olen enda jaoks leidnud just, et minu käe all mõjuvad väga hästi õrnad tehnikad, sellised hästi kohaloluga, mis lasevad kehal juhtida, et ma usun, et minul on küll see teadmised ja tehnikad, aga keha teab kõige paremini, mida temal just vaja on ja kus tal on vaja vabastust, et kui ma piisavalt kohalolekuga kuulan, võtan oma teoreetilised teadmised appi, siis see mõjub nagu kõige efektiivsemalt. Kui me võtame näiteks füsioteraapia, siis seal tihtipeale on tegemist taastusraviga ja nii-öelda siis uute harjutustega, millega on võimalik siis inimesel taastuda, paraneda. Tegeletakse ühe kindla probleemiga, näiteks sellega, et kui on külmunud õlg, siis püütakse see õlg liikuma saada või siis on mingi põlvevigastus olnud, siis tegeletakse ainult selle konkreetse põlvega. Ja kui me võtame nüüd siia ka võrdluseks juurde kiropraktiku, siis kiropraktik on manuaalterapeut, kes keskendub väga palju selgroole, et selgrolülid oleksid paigas, sellepärast et seal on palju närve, mis reguleerivad kehatööd ja nii edasi. Kui me nüüd võtame osteopaatia, siis osteopaatia hõlmab neid mõlemaid ja mitte ainult. Osteopaatia tegeleb ka väga paljude teiste kudede ja organitega, mis inimese kehas leiduvad. Ja kui ma tooksin veel juurde siia ka ütleme massöörid, kes põhimõtteliselt tegelevad kõige rohkem lihastega, siis osteopaadid on nii lihastega tegelejad kui luudega, kui liigestega. Samamoodi me tegeleme ka närvisüsteemiga, vereringesüsteemiga ja osteopaadid kasutavad ka tehnikaid, mida nimetatakse kraniaalseteks tehnikateks, see käsitleb pead, ja visceraalsed tehnikad, mis siis hõlmavad kõhupiirkonna teemasid. Nii et osteopaatia on hästi põhjalik, hästi mitmekülgne ja ta käsitleb inimest tervikuna algusest lõpuni. Sest ütleme, kui on tegemist põlvevaluga, siis ei pruugi ainult olla põlvest teema, võib olla ka see, et inimesel on kukkumise tagajärjel kunagi näiteks vaagen nihkesse läinud ja seetõttu on tekkinud tal põlveprobleemid ja põlvevigastused hiljem. Nii et me vaatame kogu inimest tervikuna, mitte ühte punkti ainult tema kehas. Minu jaoks osteopaatia on väga terviklik lähenemise viis inimese kehale. Meid eristab võib-olla kõige rohkem see, et me suudame vaadata keha kui ühtset tervikut, intelligentset süsteemi ja ka see, et mitte ükski osteopaat tegelikult ei hakka seda süsteemi jõuga muutma, vaid pigem me kasutame oma töös selliseid võtteid, mis suunavad keha iseennast tervendama, luues tasakaalu ja seda balanssi, mida me kõik siin elus otsime selle jaoks, et võimalikult optimaalselt toimida. Siis see osteopaatia raviprintsiip ehk et
ravi põhineb kõikidel nendel eelöeldud printsiipidel. Osteopaatia lähtub kehast kui tervikust ja muidugi sellest, et iga inimene on individuaalsus. Ei ole kahte sarnast tilka vett, nii pole ka sarnast inimest. Inimestel, meil kõigil on lastetuba, on eellugu, on traumad, sünnitraumad, kukkumised, meie keskkond, väga palju mõjutavad meie uskumused. See annab võimaluse inimesel endal kaasata, tulla sellega kaasa, mida pakub osteopaatia, mida pakub osteopaatiline ravi. Mõelda ümber, märgata, aru saada, mõista. See on väga hea tunne, kui sa saad aru, miks, milleks ja sul on võime seda muuta. Keha on tänulik, enesetunne paraneb, meeleolu paraneb. Sa näed võimalusi seal, kus enne olid seinad või piirid. Sul tekib teine hingamine. Usu mind, ma olen seda kogenud. Vist kõik. Ma ei oska midagi nii täpselt öelda, aga minu jaoks kõik osteopaatia juures on huvitav. Isegi see positiivne stress, et kui palju, mitte et ma pean, vaid kui palju ma saan õppida ja kui lõputu see õppimine on. Kui miski puutub inimkehasse, siis seda sa võid õppida kuni surmani. Et see, kui palju ma saan oma vaadet igapäevaselt muuta, kui palju ma saan hakata inimesi teise pilguga vaatama, võib-olla veel kõige rohkem, kuidas ma saan ise endast aru, oma seisunditest, oma probleemidest, oma valudest. See tekitab põnevust, et ma saan iseendast paremini aru ja kui ma olen midagi iseenda puhul ära õppinud, aru saanud, miks ta nii töötab või miks ta üldse nii on ja tekib keegi inimene, kellele ma saan oma lugu jagada, võib-olla isegi teda aidata, see on puhas rõõm. See tekitabki seda elevust. Minu meelest osteopaatia juures on kõige põnevam see, et ma olen õppinud märkama, millised lõputud võimalused ja oskused on inimkehal ise tervenemiseks, kui vaid lihtsalt antakse talle sobiv keskkond, sobiv võimalus. Et see on minu jaoks täiesti müstika, kuidas on võimalik lihtsate, ohutute, manuaalsete tehnikatega inimese tervist toetada ja hoida tervena. Tegelikult mulle meeldib osteopaatia juures see, et see eriala annab võimaluse pidevalt ise paremaks muutuda. Ise ennast rohkem tundma õppida. Ise ennast rohkem avastada. Ja ise enda all ma ei mõtle ainult mind personaalselt, vaid inimolendit kui sellist. Sellepärast, et me oleme üks lõputu müsteerium, mis on väga-väga huvitav ja see köidab mind ja tekitab kirge. Igal teraapialiigil on oma eesmärk ja minu jaoks osteopaatia, miks ta mulle meeldib, on just see, et ta on võimalik väga õrnalt, väga õrnade tehnikatega, mis ei tekita kehale uut stressi või traumat. Et kuna ma olen ise selline inimene, kellele meeldib õrn lähenemine, siis osteopaatia pakub seda, et muidugi on võimalik ka osteopaatias teha tugevaid manipulatsioone ja kiireid, aga samas on meil nii palju erinevaid tehnikaid ja lähenemisi, et mina olen enda jaoks leidnud just, et minu käe all mõjuvad väga hästi õrnad tehnikad, sellised hästi kohaloluga, mis lasevad kehal juhtida, et ma usun, et minul on küll see teadmised ja tehnikad, aga keha teab kõige paremini, mida temal just vaja on ja kus tal on vaja vabastust, et kui ma piisavalt kohalolekuga kuulan, võtan oma teoreetilised teadmised appi, siis see mõjub nagu kõige efektiivsemalt, et kui ma räägin nüüd oma osteopaatia praktikast, siis ma võin jagada need mured, millega inimesed minu juurde tulevad,
3 suurde rühma. Üks osa on sellest need, kes nii-öelda vastavalt oma elukutsele viibivad hästi palju sundasendis. Kas see on siis istuv töö või siis käte kasutamine mingi teatud tehnika sooritamisel. No näiteks ongi kontoritöötajad, on kosmeetikud, nii-öelda iluteenindajad, kellel on pidevalt vaja istuda ja teha kätega mingid tööd, mis on nende amet. Ja sellest tekivad tihtipeale pinged kätesse, õlgadesse, samamoodi selga. Ja osteopaatia on hea võimalus neid aidata. Ja siis teised 2 gruppi on need, mis puudutavad üldse igasuguseid valusid, näiteks selja, jäsemete valud, peavalu, et nendega tegelen. Ja üks grupp võiks öelda on veel neid, kes on traumadega, et need võivad olla siis näiteks spordivigastused või siis ka traumadeks nimetame osteopaatias ka seda, kui on olnud näiteks kirurgilised sekkumised, et on vaja olnud arstide abi, siis peale operatsiooni on ka osteopaatia see, mis aitab jälle inimesel jalule saada. Nii et selles suhtes on osteopaatial väga laiad võimalused ja mul on hea meel olnud, et ma olen ka paljudel sportlastel aidanud koos füsioterapeudiga jõuda jällegi tagasi oma spordi juurde ja nad on väga kenasti taastunud. See on väga huvitav küsimus. Sellest ma võin päriselt rääkida väga pikalt. Sellepärast, et minu spetsialiseerumine osteopaatias on kujunenud aastate jooksul. See ei olnud ka selline 1 päeva otsus, vaid pigem pikk teekond pikkusega, ma arvan, et 10 aastat isegi. Aga tänases päevas ma olen jõudnud sinna, kus ma teen tööd suuresti imikute ja väikelastega. Muidugi ka koolilastega ja ka puberteetidega. Aga suuresti ikkagistki on minu patsiendid väikesed lapsed ja nende emad. Sellepärast, et mulle tundub, et kõige tõhusam viis seada elu rööpasse on just siis, kui see kõik alguse saab. Ja minu suureks unistuseks on see, et ühel päeval ka meie riigis, nii nagu näiteks Prantsusmaal või Šveitsis, on igas sünnitusmajas oma osteopaat, kes varajases sünnitusjärgses perioodis tegeleb koheselt nii ema kui ka lapsega. Kõige rohkem, statistiliselt on mul kõige rohkem seljavalu probleemidega inimesi, kes tulevad seljavaluga, aga tihtipeale on ta siis kas lihaseline probleem, psoaslihas, duramaater, mis on seljaaju sees, seljaaju väljas, selgroo sees, sabakont või mõni muu probleem. Aga tihtipeale suurem osa inimesi on seljavaludega, lihtsalt neil põhjustajad on erinevad. Ja teine grupeering on lapsed, et koolikute ja käitumisraskuste ja erinevate probleemidega lapsed. Ma arvan, et see on sellest, et ma pedagoogikit õpin, see hakkas neid minu juurde tooma. Ma alustaks ilmselt sellest, et käivad beebiootel naised. Raseduse saatmine on üks minu teemadest. Beebid, sünnitraumad, keisrilõikega sündinud, vaakumsünnitusega tasakaalustamas, et areng oleks eakohane, kergem, lihtsam. Sealt tulevad kõnehäired, rühihäired. Need on kõik teemad lastega ja sealt ka kõik täiskasvanud. Täiskasvanutel on enamalt jaolt, et keha tasakaalustada, tuleb psüühikat tasakaalustada. Enamus minu juures käivad sellised patsiendid,
kes on valmis enda diagnoosiga tegelema, kui nad saavad aru oma vaimsest põhjusest, kuidas nad on loonud omale selle diagnoosi ja kuidas vaimselt tervendada iseennast ja suudavad võtta vastutust selle eest, mis tema kehaga toimub. Minu juurde pöördutakse tihti selliste hästi klassikaliste sümptomitega nagu alaseljavalu, põlvevalu, kaelavalu, et erinevad valud, et sellega on mul päris suur kogemus juba ja tagasiside põhjal olen aru saanud, et väga efektiivselt on aidanud need lähenemised ja tehnikad, mis me oleme siis teinud. Aga samas tulevad ka üha rohkem tuleb lapsi hambumus näiteks teemadega, samuti ka selliste ärevus- ja käitumishäiretega ja järjest rohkem tuleb beebisi vastuvõtule, et beebid koolikutega ja erinevate pingetega, et ja mis veel, hetkel jah, käib igas vanuses, nii beebieast kuni pensionärideni, et kuna ma veel õpin, siis mulle väga meeldib, et ma saan väga erinevaid inimesi tunnetada ja aidata, et see aitab minu arengule hästi palju kaasa, et kui oleks kogu aeg ühtemoodi, siis see ei ole nii arendav, et rohkem arendab, kui on erinevad probleemid, erinevad tüüpid, kuna ma kõike õpin, siis on kõike hea ka rakendada, aga ilmselt ühel hetkel hakkan ma spetsialiseeruma kuhugi suunas, aga ma annan veel endale aega, et kui ma olen baasõppe lõpetanud ja DO paberit saanud, et siis ma hakkan ilmselt spetsialiseeruma rohkem ühes suunas. Ma arvan, et osteopaatia teadlikkust on kõige parem suurendada läbi inimeste kogemuslugude, kui inimesed jagavad, millega nad on abi saanud, kuna osteopaatial on tõesti väga, väga laialt pakkuda erinevatele probleemidele tuge, abi, leevendust, et kogemus on see, mis on kõige hinnalisem, aga samas ka terapeutide poolt selline teavitustöö, millega nad tegelevad, millega on võimalik pöörduda nende poole, et kuna Eestis on see veel suhteliselt vähe levinud, siis ei ole lihtsalt seda teadlikkust, et kui paljude probleemidega on võimalik tegelikult abi saada. Inimeste teadlikkuse suurendamine osteopaatiast minu nägemust mööda on see, et osteopaatiat tutvustada, et ta on lihtne, ohutu ja sobib kõikidele inimestele, olenemata vanusest. Ja kindlasti ka see, et lood, inimestele meeldivad lood, et kui keegi on abi saanud osteopaatiast, siis on hea seda jagada. Aga ma mõistan siin samas täiesti seda ka, et kui me vaatame turunduse vaatevinklist, et inimestele meeldivad päris lood, et kui keegi räägib endast, et vot mul oli see teema, ma läksin sinna, ma sain abi, siis tervis on niivõrd isiklik asi, et sellest avalikult nime ja pildiga ei ole lihtne inimestel rääkida. Nii et siis peab olema lihtsalt palju hea kogemusega patsiente, kes oskavad seda jagada ja kindlasti ka oma selgitustöö, mida me kindlasti teeme siin oma koolis õpetades ja ka loenguid pidades mujal. Ma arvan, et see tuleb tasapisi. Et inimesed hakkavad vaikselt ise otsima viise oma tervisega tegeleda või aru saada oma tervisest, tervislikust seisundist. Ja läbi selle paljud on jõudnud selleni, et kas nüüd alternatiivseid meetodeid vaadata, vaid et vaadata oma tervist ja heaolu läbi teise pilgu. Siis on jõutud osteopaatiani. Aga kuidas seda laiendada, kindlasti on vaja Eesti palju rohkem osteopaate. Praegu neid ei ole palju, litsentseeritud on umbes 30 tükki. Ja seda on Eesti kohta vähe. Võiks jõuda selle hüüdlauseni, mis kuskil kõlas, et igale külale oma osteopaat. Siis inimesed juba, siis nad hakkavad märkama, siis tekib võimalus. See on väga hea küsimus, ma olen rohkem kui 10 aastat sellega tegelenud ja Eestis juba natukene jõudnud kusagile. Aga
ainult läbi kogemuse ja rääkimise. Mida rohkem on inimesi heade kogemustega ja räägivad osteopaatiast ja mida rohkem inimesi õpib osteopaatideks, seda rohkem kasvab teadlikkus. Ma arvan, et üks osa on kindlasti sellel, et lihtsalt osteopaatide hulk peab kasvama. Ja teine asi on, mida mina ise praktiseerin ja teen igapäevaselt, ma räägin inimestele lihtsalt lahti, mis nende kehaga toimub. Ja ma arvan, et selles lihtsuses peitub võlu, sellepärast, et kui inimene saab aru, mis tema kehaga toimub, siis ta on ka rohkem valmis koostööd tegema ja kui ta saab abi, siis ta kindlasti jagab seda ka oma tutvusringkonnas, oma lähedastele, oma sõpradele, keda võib-olla vaevavad sarnased probleemid. Ja niimoodi ma usun, et me koos suudame seda teadlikkust inimestes tõsta. Osteopaatia õppimist või selle maitse saamiseks on Eestis juba päris mitu kohta. Et maitset juba saab, need kursused on. 2 sellisel hakkan mina ka klassi ees osa võtma. Üks on siuke, kus me pakume inimestele osteopaatia tehnikaid, seal ma annan tavalisi struktuuritehnikaid ja natuke ühe päeva annan ka kraniaalset osteopaatiat. Ja siis on meil ka kursuseid, kus antakse osteopaatia filosoofiat. Isegi sinna on mind juba kirja pandud. Ise tahtsin. Seal ma räägin konfliktoloogiast, elu vikerkaarest ja midagi oli veel keskkonna loomine, kuidas me saame luua oma keskkonda selle jaoks, et tegelikult ennast hästi tunda. Eestis on võimalik õppida ka täiesti litsentseeritud Euroopas kehtivat osteopaatia haridust ja olen hakanud selles kohas ka Osteopaatia Akadeemias TO osteopaatidele andma esimese kursuse tudengitele tunde. Nii funktsionaalset anatoomiat, strukturaalset osteopaatiat, minu lemmikteemat visuaalne anamnees ja isegi medtehnikaid. Aga see kõik on alles algus, et ma tahan näha, kuhu see välja viib. Osteopaatiat saab õppida Osteopaatia Akadeemias. Eestis on väga hea kool, kus käib Euroopa tasemel õpetamine. Meil on palju Euroopa õpetajaid, kes siis juhendavad meid. Ja kui Osteopaatia Akadeemia on lõpetatud, siis on võimalik saada ka Euroopa tasemel litsents, mis annab võimaluse tööd teha ka väljaspool Eestit, Euroopas. Nii et see on väga hea haridus. Ja kui me võtame, millised on veel osteopaatia õppimise võimalused, siis praeguse seisuga on Euroopas hästi tugevad koolkonnad Inglismaal, Itaalias, Prantsusmaal, nii et kellel on huvi ka hoopiski kuskile mujale osteopaatiat õppima minna, siis need võimalused on laiad. Et võtame kas või siin samas põhjanaabrid. Soomes on samamoodi võimalik osteopaatiat õppida ja see on hinnatud eriala ja paljudes Euroopa riikides on ka nii-öelda ilus vaadata, kuidas tehakse koostööd nii arstide kui ka osteopaatide poolt, et hoida inimese tervist ja teda ravida. Ja kui nüüd rääkida sellest, et missugune on minu roll osteopaatia hariduse juures, siis mina olen see õpetaja, kes õpetab palpatsiooni ehk siis käelist tundlikkust, kuidas seda arendada, sest tihtipeale mõeldakse, et see on midagi väga keerulist palpatsioon, et sa pead mingisugust erilisi asju tundma, aga saan öelda, et see on lihtsalt treening. Nii nagu sportlane treenib ennast, saab ka ennast palpatsioonis treenida. Lisaks õpetan ma veel lümfisüsteemi, et lümfisüsteem on kindlasti juba tuttavam asi inimeste jaoks, et sellest sõltub immuunsüsteem ja palju muid asju, et õpetan lihtsaid praktilisi võtteid, mida saavad kasutada nii siis praktikud, kes siis töötavad
füsioterapeutidena, massööridena, saavad omale lisa nii-öelda tööriista oma kohvrisse, et meil on siin lähiajal algamas ka kursused. Need on siis 22. novembril algab meil siis nii-öelda spetsialistide kursus, kus on võimalik ennast selles vallas täiendada. Lisaks õpetan veel neuromuskulaarseid tehnikaid, mis on minu meelest ja minu praktikas väga head kasutada siis, kui on tegemist sporditraumadega. Nii et kõik, kes tegelevad sportlastega, võiksid tulla sellele koolitusele ja omale tehnikaid nii-öelda tööriistakohvrisse koguda, et need on väga head, väga tõhusad tehnikad ja toetavad väga palju sportlasi, et teha oma taastusraavi harjutusi ja igapäevaellu tagasi naasta. Ja mida võiks öelda teile, armsad vaatajad, kuulajad? Miks tulla osteopaatiasse? Ma arvan, on see, et õppida tundma ennast. Ei pea saama osteopaadiks. Ma arvan, ma praegu tunnen nii, et läbi osteopaatia ma saan pakkuda leevendust nendele, kes tulevad minu vastuvõtule, aga veel. Ma tunnen, et mul on midagi edasi anda sellest kogemuste pagasist, mis on olnud elu, kuidas eludus saab muuta suundi, vektoreid, liikumist, kuidas minna lähemale oma eluteele, mis ongi see, mille poole me püüdleme, enda poole ehk enda eluteele. Et siin küll avanevad uksed järjest, üks uks teise järel. Tulge julgesti, see on väga kena, pehme, tegev koht ja kui vaja, siis ka hästi tõene võimalus vaadata endale otsa. Eestis saab täna osteopaatiat õppida minu teada erinevates koolides, aga teopabereid saab teodiplomit on võimalik omandada, mis on siis Euroopa standardile vastav osteopaatia akadeemias, kus ka mina õpin. Ja ma õpin ka paralleelselt ja õpetajaks. Mul on plaanis kevadel hakata õpetama endokriinsüsteemi tehnikaid, ehk siis kuidas osteopaatiliselt tasakaalustada inimese hormonaalsüsteemi. Peale standardile vastava baashariduse pakub osteopaatia akadeemia täna ka lühema õppekavaga programme, mis on siis mõeldud samuti inimestele, kes tunnevad huvi osteopaatia vastu, aga võib-olla neid ehmatab see pikk teekond ja pühendumine, mida täispikk haridus vajab, siis ongi olemas loodud sellised lühemad programmid, kus me anname ülevaate osteopaatilistest tehnikatest ja osteopaatilisest mõtteviisist, kus me räägime osteopaatia filosoofiast, osteopaatia ajaloost ja kuidas seda oma ellu tuua ja läbi selle parandada enda elukvaliteeti ja võib-olla ka oma lähedaste elukvaliteeti. Peale selle, et ma praktiseerin kabinetis ja võtan vastu inimesi, põhiliselt siis väikeseid inimesi nende emadega, siis ma ka muidugi õpetan tulevasi osteopaate, kuidas nende väikeste inimestega tööd teha. Ja samuti spetsialiseerun ka kraniaalsel osteopaatial ehk siis kõik see, mis puudutab koljut, pead ja kõike seda, mis seal sees toimub. No mina igal juhul loon seda tulevikku, et igas Eesti suuremas külas on oma osteopaat, nii nagu on perearst. Kunagi ma rääkisin sellest, et osteopaatia võiks olla sama kuulus kui Coca-Cola. No ei tea, katsume Eesti küladesse omad osteopaadid saada, siis on ka hästi. Ma olen peaaegu, et eesmärgini jõudnud, nüüd on mu eesmärk seda kooli hoida, arendada, kasvatada ja ise samuti osteopaatias areneda, sest
Eestis küll tehakse vähe teadustööd osteopaatia alal, aga mujal maailmas rohkem ja ma reisin ja käin ka teiste osteopaatide kursustel, koolitustel ja kui vähegi võimalused annavad, toon kuulsaid osteopaate ka Eestisse. Tänaseks, kuna ma olen selle kooli ellu kutsunud, siis ma võin lugeda kõikidel teemadel. Ma olen see, kes on augutäide, kui keegi õpetajatest haigeks jääb, puudub, kaduma läheb, siis kogu programmi ulatuses natuke ettevalmistust ja ma võin kõigest rääkida. Minu lemmikud on, millest ma räägin, on viseraalosteopaatia, fastsiaalne osteopaatia ja lapsed. Ja kuidas saab osteopaatiat õppida? Kõige lähem viis osteopaatia tehnikate jaoks avaneb 22. november, see on spetsialistidele, see on 2 aastat, 1 kuu jooksul 2 päeva nädalavahetusel ja õpetame ainult tehnikaid. See on nendele, kes kasutavad massaaži, kehateraapiaid, kehahooldusi, täiendõppe võimalus uuteks avastusteks. Sellest järgmine avaneb 6. ja 7. detsember. See on sotsiaalne spa, kus me anname osteopaatia DO0 kursust ehk siis doktorosteopaadi 0 kursust, kus on ajalugu, printsiibid, põhimõtted, arusaamad, eluvaade, osteopaatiline eluvaade ja sellest järgnevalt 3. veebruar, kus järgmisel aastal me saame 10-aastaseks, Osteopaatia Akadeemial täitub 10 õpetamise aastat, avame juubelikursuse, kus päevaraha on 89 €, see on palju vähem kui täna maksavad DO osteopaadid. See pakkumine on ainult nüüd ja siin selles podcastis. Kui sa tuled nüüd registreerima ja sulle sobib see aeg ja hind ja teema, siis kirjuta oma avalduse juurde Osteopaatia Akadeemia podcast ja see annab sulle selle suure soodustuse, sest tänasel hetkel on 153 € meie õppepäev. Sel juhul saad sa 89 € õppepäev. Täna nägite, kui erinevad on osteopaadid, nende taust on erinev ja nende suunad on erinevad sellepärast, et igaüks peab oma osteopaadi ise leidma, ise valima, kes talle sobib ja kes annab talle parimat nõu. Võib. Jälgige meie Osteopaatia Akadeemia edastab podcaste, vaadake www.osteopaat.ee kodulehte. Kui soovite, külastage vastuvõtte või tulge kooli. Tulge külla. Kõike head!